seega on nüüd see hea hetk, kus ma kuulutan Eestimaa metsadesse, niitudele, põldudele välja 24., 25., 26. jõulukuu päevaks jahirahu. Jätke püssid koju, minge peredega metsa, näidake lastele milline metskitse jälg, milline on põdra jälg. Ilusat jõuluaega teile ja ilusat jahirahu aega teile. Aitäh! Oleme siin Mäetagusel Ida-Virumaal ja just kuulutasid jahirahu Eesti metsadesse, et miks te ikka järjest jahirahu välja kuulutate? Ütlen ausalt, uhke tunne on, et see on nii tore traditsioon, et minu jaoks on see üks aasta tippaegu. See on jahihooaja keskel, see on aeg, kus me saame täpselt arutada kõikide jahimeestega siin samas väljakuulutamisele üle Eesti tegelikult, mis me oleme sellel aastal hästi teinud, mis on natukene mööda läinud, mida peaks järgmine aasta rohkem tähele panema ja mida peaks jahimeestena veel paremini tegema. Et tegelikult, kui me traditsioonidest räägime, siis ülejärgmine aasta saab sellest 30 aastat. Jah, on küll läinud siin kaotsi COVID ajal mõnikord, aga tegelikult on see traditsioon endiselt jahimeestel alati. Ja see traditsioon on tegelikult kogu aeg tugevamaks läinud, ma seda tunnen. Seda ei pea isegi täna jahimehele ütlema, et ole hea, ära mine 24, 25, 26 metsa. Võib-olla algusaastatel pidi seda meelde tuletama. Siis ma täna loodan, et sellist jahimeest ei ole, kes 24. võtab oma relvakapist jahirelva ja läheb relvaga metsa. Et mine ikka nendel kuupäevadel naabrimehe, sõbranna, abikaasa, lastega. Näita neile, mis looduses on. Et me kõik teame, ja me oleme palju jahindus rääkinud, et see elu urbaniseerub kogu aeg iga päevaga rohkem ja rohkem. Järjest vähem on neid inimesi, kes saab aru, miks me jahil käime. See on just see aeg, kus meil tuleb tegelikult inimestele näidata, miks me jahil käime. Näidata uluki jälgi, näidata põdra jälgi, kitse jälgi, et me teaksime loodusest rohkem. Et mina olen nagu mitmed põlvkonnad tagasi kogu aeg olnud loodust hoidev ja looduses käiv. Et ma ei kujutaks oma elu ette, et kui ma jahipidamise eesmärgil ei käiks looduses, siis ma käiks niisama loomulikult looduses. Aga jahipidamine on selline tõsine kvaliteetaeg. Ta on tegelikult väga tähtis sotsiaaltöö. Kui me vaatame, mis me tegelikult siin teinud oleme, me oleme oma elamistega kolinud linnaäärtesse, metsadesse, teame Viimsi probleemi täna, siis ega ulukitel täna väga palju võimalusi enam ju ei ole, et seda enam me peame tegelikult sellest hoolitsema, et nad ei teeks liiga, ma ei tea, õunapuaedadele. Maanted on kiiremaks läinud, liiklus on kiiremaks läinud, ulukitel on raskem sõiduteid ületada. Seda rohkem on loomulikult õnnetusi, liiklus on tihedamaks läinud. Et kui me ikka vaatame, et siin oli aastaid, kus oli 5000 metskitse õnnetust aastas, siis pange 5000 metskitse ritta, kui mitu kilomeetrit te saate, see on päris pikk tee. Kahju, et tavainimene sellest teinekord aru ei saa või Eesti inimene sellest aru ei saa, et tegelikult on see jahimeeste sotsiaalse töö osa ääretult oluline. Ja mul on hea meel, et me oleme suutnud seda jahindust sellisena säilitada, et ükskõik, kui me käime ka kuskil kas siis maailma jahindusorganisatsioonide kokkusaamisel või kongressidel või Euroopa või käime kuskil näitustel. Need näitused on muutunud ju trofee ja looduse näitusteks. Et siis tihti võetakse sult nööbist kinni ja öeldakse, et kuulge eestlased, et te olete ikka hästi oma jahindust teinud. Õpetage seda meile ka. Meil on see võimalus tegelikult hoiduda nendest vigadest, kus võib-olla mujal Euroopas on tehtud ja nüüd kurdetakse, et ei kuule enam laululinnu häält, karudest rääkimata, et siin kui üks karu kuskil Kesk-Euroopas välja ilmub, siis see on juba nagu ühelt poolt maailma lõpp. Meie oleme nendega harjunud elama siin, me oleme harjunud huntidega elama, oleme harjunud ilvestega elama ja see looduslik fauna on üliväärtuslik ja Eesti jahimehe kohustus on kindlasti seda väärtust edasi anda oma lastele, lastelastele ja üleüldse järgmistele põlvedele. Aga kui sa vaatad nüüd sellele aastale tagasi, et kuidas jahimeestel läks või jahindusel üldse? Seakatk, muidugi mure. Jõudsime jälle ühte varmi Kiilis. Kahju, et see nii läks. Väga kaua hoidsime varmidest eemal seda. Siin kutsun kindlasti kõiki jahimehi üles, et kui me ehk kunagi sellest katkust lahti saame, siis tegelikult me peame endiselt metsigu küttima nii, et nende aruks oleks täpselt selline, et see katk ei leviks.
jahimehed on väga tublid olnud, et seesama koda kord aasta, eks, et kui palju me oleme uusi jahimajasid, uusi esmatöötluskohti ehitanud, tänu kõikidele, kes selle vaeva ette nägid ja need investeeringud ära tegid. Kasutusõigusload, uskumatu, täiesti uskumatu, et kui ma selle üleskutse tegin siin kevade poole ja kui me need kokkulepped katusorganisatsioonidega, maaomanike katusorganisatsioonidega ja riigiga saime, siis ma mõtlesin, et on ikka kohustus küll nüüd, et kas me seda täita suudame. Täna julgeme öelda, et väga suur osa Eesti jahimeestest on selle enda õllule võtnud ja kõikidele nendele, kes on olnud jahiseltsidest need eestvedajad ja sellega tegelenud, ma tean, kui suur töö on, kui palju neid lepinguid täna sõlmida tuleb, et seda piirkonna või kasutusloa pikendust kätte saada, siis müts maha nende meeste eest ja võin julgelt öelda, et me jahinduses saame tegelikult kõikide asjadega hakkama, kui me tahame seda. Mis sa sooviksid jahimeestele uueks aastaks? Jahimeestele uueks aastaks ma kõigepealt sooviksin peale jõulu, me oleme ju tegelikult alles jahihooaja keskel, osad kohustused on veel täitmata. Jahimeestele ma sooviksin sellist kindlat meelt ja kindlat tahet oma eesmärkideni jõuda. Olgu see siis kas või see kogukondliku jahinduse hoidmine. Ja kui me seda suudame teha just maaomanike ja põllumeestega koos, siis see töö, mida me oleme siin nüüd selle aasta jooksul eriti ära teinud, see on ju tegelikult pikaajaline jahinduse suutlikkuse jätkamine. Et see töö ei ole ainult tänaseks. See töö on see, me peame ju 10 aasta pärast uuesti neid pikendama. See on viinud nagu väga heale koostööle. Et sellepärast ma sooviksin teile kannatlikkust ja sooviksin teile kõikide teie eesmärkide täitumist ja sooviksin seda, et me jätkuvalt hindaksime seda kvaliteetaega, mida me koos jahil olles ja looduses olles veedame. Okei, aitäh! Ilusat jahirahu, ilusaid jõule kõikidele, head vana aasta lõppu ja loodan, et järgmine aasta meie saavutused on sama tublid, kui olid sellel aastal.